Tere hommikust, head investorid, analüütikud, ajakirjanikud, aga ka Coop Panga töötajad. Et tegelikult meil siin teist korda juba selle investor presentatsioonis osalevad väga paljud Coop Panga töötajad. Kuna huvi oli väga suur ja väga paljud meie töötajatest on ka aktsionärid, siis eraldi esitlust neile ei tehta, nad osalevad siin samal investor presentatsioonil. Aga fookuses on siis 2024. aasta esimene kvartal, see on välgukiirusel mööda saanud. Ja me oleme juba otsapidi aprilli keskpaigas ja nüüdsest siis ülevaade sellest, millises sõiduvees Coop Pank esimeses kvartalis sõitis. Ma teen seda ülevaadet või me teeme seda ülevaadet traditsiooniliselt koos Paavo Truumäe juhatuse liikme finantsjuhiga, kes on kõrvaltoas ja varsti saabub siia ekraanile. Ja nagu alati siis küsimusi saate paralleelselt esitada ekraani üleval Q&A nupule vajutades. Te saate teha jooksvalt, saate ka lõpus esitada neid küsimusi. Aga alustame siis. Ja mina markeerin siis ära olulisemad rõhud või märksõnad esimesest kvartalist. Et esimene on kindlasti, et me toimetame alati majanduskeskkonnas. Majanduskeskkonnas kas annab meile võimalusi, annab natuke rohkem või vähem. Ja majanduskeskkonnas, mis on toimunud, et majanduskeskkond on langusest tulnud välja ja on hetkel seisakus ja tõusu ootel. Et selles mõttes miks ma nii ütlen, on see, et kui aasta tagasi me rääkisime, et inflatsioon on kõrge, intressimäärad tõusevad, palgakulud üle 10% kasvus, väga tõsine majanduskriis, siis tänaseks on tegelikult olukord, kus inflatsioon on ju kontrolli alla peaaegu saadud, on seal 3-4% juures. Euribor on isegi oma tipptasemelt 4,1% oktoobris kukkunud tänaseks 3,8% peale selge langussuunaga. Siis tööpuudus ei ole jõudnud ikkagi üle 7%, vaid püsib ilusas ja alla 7%. Et palgakulud see aasta prognoositakse ei kasva enam mitte 10+%, vaid 5+%. Et tundub, et seda kindlust tegelikult või jalgealust hakkab tekkima. Et on veel üksikud lahtised otsad ja ma arvan, kõige suurem muutuja on hetkel ikkagi baasintressimäärad. Et nii kaua, kui need ei ole langema hakanud, nii kaua me oleme sellises seisakus, et ettevõtjad ei julge käima panna uusi äriplaane. Et see on nagu ka tagasiside ettevõtjatelt, et nii kaua, kui ei ole märke, ikkagi faktilisi märke, on ainult ootused intressi langetamiseks, et nii kaua uusi asju käima ei lähe. Ja eks teine mingi muutur on ka see, et me teame, et riigil on eelarves circa miljard puudu, et kuhugi peavad need maksud asetuma. Et ettevõtjatega suheldes nad just kahte asja markeerivad, et millal hakkavad intressid langema ja mis Eestis võib veel maksudega toimuda. Et kui need asjad saaks selgeks, siis saaks ettevõtted tegelikult oma uusi äriplaane käiku lasta, võiks majandus käima minna ja kui majandus läheks käima, siis tegelikult paljud maksumuudatused kui kärped võivad osutuda mittevajalikuks, et selles mõttes soov oleks küll, et eelkõige keskendutakse sellele, et kuidas majandus ülespidi minema hakkaks. Aga selle majanduskeskkonna taustal on väga hea tunne öelda, et Coop Pank tegi ära, ma arvan, selles keskkonnas maksimumi, mis oli võimalik, et eelkõige ilmestab siis seda, et 40 miljonit meie laenuportfell kasvas esimeses kvartalis, et kui turul ei ole veel märtsi andmeid väljas, aga jaanuar-veebruar turul, terve Eesti pangandusturul laenuportfell ei kasvanud. Paneme sinna märtsi küsimärgi juurde, siis meil on laenuportfell kasvanud 40 miljonit, et loomulikult meil on eelnevalt olnud kvartaleid siin, kus kasv oli 100 miljonit ja rohkemgi veel, aga selles keskkonnas 40 miljonit, mina olen selle üle küll uhke. Ja konkurents ei käi siis enam uute äriprojektide pärast, et kuna turul uusi äriprojekte ringleb väga vähe, nagu ma eelmises punktis ütlesin, siis hetkel pangad konkureerivad üksteisega, et meelitatakse üksteise kliente üle, et seda nii ärilaenudes ja nüüd viimasel ajal ka kodulaenudes. Ma arvan, et te kõik olete tähele pannud, millised kampaaniad käivad siin eelkõige kodumaiste pankade vahel, et lisaks intressile on nüüd juba konkurents sellest, et kes maksab hindamisakti kinni ja kes maksab hüpoteegi ületoomise kinni, et kui Eesti Pank väidab, et kodulaenu turul võiks kõvem konkurents olla, siis iga kord, kui ma seda kuulan, siis mõtlen, et nad nagu justkui paralleelmaailmas elavad, et nagu minu arust kõige tihedam konkurents on kodulaenu turul täna ja meil on väga palju taotlasi ja kohati see kanal on ka umbes, vabandame klientide pärast või klientide ees, aga teeme kõik ja pingutame seal kõvasti.
Ja intressitasemed, kolmas märksõna, et intressitasemed on tänaseks siis selgelt langustrendiga, et kui nagu 6 kui Euribor oli sügisel kõrghetkel 4,1, täna 3,8, kui eelmine aasta samal ajal umbes siin kevadel olid hoiuste intressid veel 5, sealt edasi 4, 4,5%, siis täna on tähtajalise hoiuse intress 3,5%, et mõlemad langevad sünkroonis, et nii siis ühtepidi see intress, mis tuleb Euroopa Keskpangast baasintressi näol ja mõjutab meie Euribori ja seda otsa, aga sellega paralleelselt me jälgime ka seda, et mis hinnaga me hoiuseid sisse võtame, et siin on lihtsalt loogika, et kui aasta pärast ennustatakse, et Euribor on mingi 3,2, siis ma ei tohiks täna võtta sisse tähtajalist hoiust kõrgema intressiga, et me üritame hoida seda sünkroonis, et 3,5 on see, millega me täna võtame. Siis, mis on selle asja nagu siuke radioaktiivne pomm kogu aeg olnud, et kas tekivad laenukahjumid ja laenuportfell hakkab kuskist otsast järgi andma, et seda ei ole tekkinud ja ma arvan, et ma ütlesin ka vist siin juba veebruarikuus seda, et nüüd võiks öelda, et tõenäoliselt seekord me sellest pääseme. Et tegelikult ikkagi laenukahjumid ei ole, laenuportfell on kvaliteetne, et on üksikud lühiajalised võlgnevused kodulaenus, et täiesti arusaadav, et täitsa puhas see pilt ka olla ei saa, aga midagi fundamentaalselt ei ole, et sellest räägib Paavo pärast nagu ka konkreetsemalt. Ja kasumlikkus on samal tasemel eelmise aastaga, et teenisime 9,1 miljonit kasumit, et 3% küll vähem kui eelmine aasta, aga põhimõtteliselt ikkagi samas suurusjärgus, et see tuli meile ka üllatavana. Ja siin mängis eelkõige nüüd rolli siis nagu see, et meil ikkagi õnnestus äri kasvatada 40 miljonit laenuportfelli, see tõi meie täiendavaid tulusi. Teine positiivne pool oli see, et baasintressid ei langenud ja me teenisime rohkem intressi tulu, kui me võib-olla aasta lõpus prognoosi tehes eeldasime. Ja kolmas komponent, mis mängis veel meie kasuks, on siis see, et kuna laenuportfell on kvaliteetne, siis laenuprovisionid ehk siis igal kuul kõrvale pandav raha, mis siis sõltuvad sellest, mis majanduskeskkond ees meid ootab, et see on väga väiksed olnud, et kõik need 3 asja siis, et ärimahtude kasv, kõrge intressikeskkond, kvaliteetne laenuportfell tõid meile kokku väga korraliku joonealuse. Ja viimane mõte siis, et mida ma ka eile õhtul aktsionäride üldkoosolekul viimase mõttena ütlesin, et me oleme hetkel valmis, meil on piisavalt kapitali, meil on piisavalt hoiuseid ehk ressurssi, meil on väga tugev bränd, meil on väga professionaalsed töötajad, kõik need 4 komponenti on kasvuootel, et meil on hetkel majas võimekust rohkem, kui meil tegelikult niisugust uut äri sisse voolab. Ja me väga loodame, et see ootel, mõnes mõttes ootel ressurss õnnestub siis järgnevate kvartalite jooksul täistuurides tööle panna. Aga need olid kvartali märksõnad siit toast. Nüüd me lülitame siis kaamerad sisse kõrvaltoas ja Paavo teeb süvasukeldumise. Aitäh, Margus. Tere hommikust ka minu poolt. Ma vaatan siis nüüd numbritesse natuke detailsemalt sisse, et kuidas meil läinud on ja siis kõigepealt 4 kõige olulisemat komponenti, mis meie äri defineerivad. Laenuportfell, hoiused, klientide arv ja siis lõpuks palju sellest kasumit õnnestub teenida. Ja kvartalis, nagu Margus ütles, et meil tegelikult vaatamata turu paigalseisule kokku 40 miljonit õnnestus laenu kasvatada. Paar järgmise slaidi peal on näha, et millisest segmendist see tuli ja kust teda ei tulnud. Hoiused meil ei ole kasvanud, sest ei ole olnud vajadust. Likviidsus on meil väga tugev ja oleme saanud nii Euroopa hoiuseplatvormidele kui ka siin kohalikud võib-olla mõned kallimad hoiused majast välja lasta. Arveldavat klienti jätkuvalt tuleb, aasta kasvus on 20%, kvartalis peaaegu 3% juurde, et see vastab kenasti meie pikaajalisele plaanile ja siin jätkuvalt liigume õiges suunas. Puhas kasumit, kui möödunud aasta keskel olid ka väheke rasvasemad kvartalid, siis eks me
tol ajal juba seda kõike nägime ja muuhulgas ka kommunikeerisime, et see oli sellise intressikeskkonna muutuse tolle hetke laine, kus Euriborid ehk siis meie laenuportfelli baasintressid käisid natukene kiiremini eest ära ja hoiused hinnastusid järgi hiljem, et nüüd me oleme mingis mõttes selle laine teises tsüklis, kus intressitasemete languses laenu baasintressid usutavasti langevad natuke kiiremini ja hoiused reageerivad natuke hiljem järgi ja selles keskkonnas arvestades tõesti 9,1 miljonit kasumit, pigem me oleme selle küll väga uhked. Kui kasumi aruannete tulusid ja kulusid vaadata, siis võrdluses 4. kvartaliga 2023. aastal on näha, et me oleme oma netointressitulu kaotanud 1,5 miljonit. Ja selle sees ongi siis nüüd see intressikeskkonna muutuse mõju, kus laenu baasintressid on juba langenud ja hoiuseintressid on alles languse alguses, ma ütleksin. Nii et kokkuvõttes on siis meil hoiuste kaasamise kulud tegelikult kvartali vaates ikkagi suurenenud 1 miljoni võrra ja samas intressitulud baasintressi languse tuleb kerges languses, nii et netona siis efekt miinus 1,5 miljonit möödunud aasta 4. kvartali vastu, mis oli erakordselt kõva kvartal. Teenustasu tulus on ka näha langus, aga siin on esimeses kvartalis meil mõned erakorralised kulud sees, mis siis seda netoteenustasu tulu vähendab. Nii et siin pikas plaanis tegelikult me liigume õiges suunas ja me näeme netoteenustasus kasvu ikkagi nüüd ja edasi ka veel. Tegevuskulud kvartalis isegi vähenesid, nüüd ütleks, et kulud on kontrolli all ja nüüd esimeses kvartalis tõesti meie kasumile avaldas väga suurt mõju finantsvarade allahindlus, mis on võrreldes 4. kvartaliga lausa 500 000 vähem ja siin on siis tõesti need head sõnumid, et me oleme kartnud ja prognoosinud kogu aeg laenuportfelli halvenemist, siis vastupidi siin esimeses kvartalis päris mitu eelkõige just äriklienti portfelli poole pealt siis potentsiaalset ohtlikku või probleemset juhtumit õnnestus lahendada ja selle tagajärjel siis tegelikult saime isegi sealt provisioneid tagasi keerata märtsikuus, et see selles mõttes kinnitab kogu seda lugu, et tegelikult on laenuportfell jätkuvalt hea ja vaatab isegi paraneb siin mingite tegevuste tagajärjel. Kokkuvõttes siis puhaskasum 4. kvartaliga võrreldes ise ei kasvus, aga muus mõttes väga tubli kvartal. Esimese kvartaliga möödunud aastal, ehk see aasta taguse ajaga võrreldes on pilt mõnevõrra teistsugune, et intressitulud isegi kasvanud möödunud aasta esimese kvartaliga võrreldes, aga veel kord siin on see intressikeskkonna lugu, et möödunud aasta esimeses kvartalis oli see intresside tõusutsükkel alles poole peal, et sellega võrreldes on siis jah tõesti praegu meil isegi nagu parem seis netointressitulus ja ega siin väga palju muud tulude poole pealt ei olegi lisada sellele intressikeskkonna jutule. Nüüd tegevuskulude poole peal on näha tõesti, et me oleme aastatagusega võrreldes suhteliselt palju kulusid kasvatanud. See on tõsi, seda me oleme ka möödunud aastal korduvalt kvartalisse vaates näinud ja kommunikeerinud. Ja seal on siis põhilised komponendid on personalikulu, turunduskulu, aga eraldi veel, mis on täitsa panga juhtkonna kontrolli alt väljas, on siis tagatisfondi tasu, mis möödunud aastal tõusis ja on jätkuvalt siis sellel tõstetud tasemel. Nii et see on ka suhteliselt suure kaaluga meie kogu kulu summas. Nii. Ja kokkuvõttes siis jah, kasum möödunud aasta esimese kvartaliga võrreldes, ütleks, et suures piires sama, et see 0,2 miljonit erinevust on üsna väike. Nüüd laenuportfellist, Margus ütles ka, et me turul näeme tegelikult, et siin käesoleva aasta esimestel kuudel on turul tegelikult laenuportfell püsinud stabiilne või isegi mõnedes sektorites langenud, siis meil on õnnestunud laenuportfelli kokku 40 miljonit kasvatada ja see kasv on tulnud siis üsna toredasti erinevatest tegevussektoritest, ärilaenudest 11 miljonit, vaat isegi selles mõttes ajalooliselt meil on olnud ärilaenu kasv alati tugevam, et see väljendab ka seda keskkonna mõjusid, et tõesti äriprojekte võetakse ette suhteliselt vähe ja seal on väga raske kasvada. Siis vastupidi, erakliendi kinnisvaralaenus on meil olnud väga tugev kasvukuu ja eks selle taga muidugi ei ole mingi juhus, et see on meie enda töö ja me oleme siin õpetajate laenu tootega tulnud välja ja ka laenu refinantseerimise turul väga aktiivsed. Nii et selle tagajärjel me oleme tõesti 20 miljonit suutnud ka erakliendi laenuportfelli kasvatada.
Tarbimisfinantseerimine üsna stabiilne, -1 miljonit ja liisinguportfell kasvab ka hästi. Siin sees on siis nii jaeklienti kui ka ärikliendi teenindamist, aga tõesti kasv on tugev ka seal. Et kokkuvõttes jätkuvalt meil see portfell on meile sobivalt toredasti tasakaalus ärikliendi ja erakliendi vahel, tarbimislaenu ja pikaajalise laenu vahel. Nii et me oleme selle struktuuriga küll väga rahul. Intresside osas siin suuri uudiseid ei ole, et nagu jutuks on olnud, et Euriborid ehk meie põhiline kasutatav baas on möödunud aasta oktoobriga võrreldes asunud natuke langusse ja siin selliseid 1,kohalisi languseid ka meie brutointressitulus paistab mõnedes segmentides. Tarbimislaenu osa ei ole otseselt Euriboriga seotud, aga siin on konkurentsiolukord see, mis on tegelikult juba pikemat aega survestanud seda intressi languse suunas ja eks me selle trendi jätkumist tegelikult näeme. Teistes sektorites siis veel kord, et eelkõige nagu see Euribori stabiliseerumine või isegi väike languse algus avaldab siin mõju. Laenuportfelli kvaliteet nüüd põhiküsimus pankades, eriti sellistel segastel aegadel ja siin on kokkuvõttes siis näha tõesti, et tulbad on mõnevõrra suuremaks läinud. Kui me meenutame korra pikemat pilti, et siis tõesti 2022-2023 aastal on need viivitajate hulgad ja suhtarvud ka portfelli suhtes olnud ajalooliselt väga madalal tasemel, et me täna oma viivitajate tasemega oleme kuskil seal 2021. aasta tasemel tagasi, nii et selles mõttes see ei ole kuidagimoodi nagu katastroofiline ja kõrge. Ja kui me siit korra edasi vaatame, et kust, millisest portfelli osas me näeme siin mingisuguseid muresid, siis nagu jutuks oli, et ärilaenus pigem isegi on toimunud paranemine. See on küll meie konkreetse portfelli ja mõne võib-olla konkreetse kliendi murede lahendamise tagajärg, kuna siin iga üksiku kliendi kaal võib-olla on päris suur, et seetõttu see number on ka alla tulnud siin nii kvartali vaates kui ka pikaajalises vaates on väga heal tasemel. Samamoodi tarbimisfinantseerimises ja liisingus on tegelikult meie kvaliteet jätkuvalt väga tugev ja me isegi nagu mingit kvaliteedi nõrgenemist või mõranemist ei näe. Nüüd ainuke koht, kus me näeme, et selline lühiajaline viivitujate hulk on kasvanud nii absoluutnumbris kui ka suhtarvuna portfelli mahtu, on siis kodulaenud, kus me tõesti näeme mõningast raskuses olevate klientide hulga kasvu, mis on hästi ootuspärane ja oodatud. Me oleme tegelikult seda nagu prognoosinud juba palju, et eks ta hakkab natukene kohale jõudma. Aga ka ei midagi katastroofilist, et tegelikult jätkuvalt väga tugev portfell ja kliendid saavad oma maksetega üldiselt hästi hakkama. Hoiuseintressid, nagu ma ütlesin, käivad natukene viitajaga käivad hinnakirjad ja sealt omakorda mõningase viitajaga käib ka siis see, et mis tegelikult kasumiaruandesse kajastub. Ehk siis, et kui aasta tagasi tehti hoius, siis tema mõju kandub ju 12 kuud edasi, et hoiused hinnastuvad ümber vastavalt siis sellele, kuidas nende tegemise hetkel see hoiuse tähtaeg oli, et kes siis 3 kuu või 12 kuu pärast, aga on ka pikemaid hoiuseid. Nii et siin mingisugune selline väike viitaeg on sees, mis tõttu veel esimeses kvartalis, kuigi hoiuse keskkond oli juba selgelt pööranud langusse, ja seda kõikidel finantsturgudel, et on see siis võlakirjaturud või laenubaasintressid, samamoodi ka tegelikult hoiuses hinnakirjad esimeses kvartalis juba pankadel langesid, aga selle mõju jõuab päriselt kasumiaruandesse mõningase viitega. Ja ma siit edasi küll prognoosiks, et meil teise kvartali hoiuse keskmine hind tuleb siit alla. Et me täna näeme, et me täna kaasame juba odavamalt laenu kui hoiust, kui me tegime seda kvartal või 2 tagasi. Ja mahudünaamika mõttes kohalik eraklient meil kenasti kasvab, selle üle me oleme väga rõõmsad. See on selle tagajärg, et meil aktiivset klienti või meiega seotud klienti tuleb juurde. Ärikliendi poole peal on suuri mahte, teevad sageli sellised poolprofessionaalsed või päris professionaalsed vastaspooled, et seal see ei ole niivõrd otseselt klientide arvuga seotud, et siin on rohkem juhime seda, et kas ja kui palju meil vaja on oma laenutegevuse finantseerimiseks hoiust ja Raisini või siis selle Euroopa raha kaasamise platvormi osas seesama jutt kehtib veel rohkem, et sealt me kaasame puhtalt ratsionaalsete argumentidega, siis kui raha vaja on, siis kaasame, kui vaja ei ole, siis laseme tagasi. Ja sellel esimese kvartali jooksul me oleme sinna siis 24 miljonit tagasi lastud.
Nii, klientide arvust mõne sõnaga oli juttu. Klientide arvu kvartalis tõesti on kasvanud lausa 3,8%, aasta kokkuvõttes 22%. Et kui me vaatame siin meie laenuportfelli või hoiuse dünaamikat, et siis isegi klientide arvu kasv käib sellest ees, mis on väga hea, et see on tegelikult tuleviku jaoks väga tugev vundament, et kui neid kliente tuleb, et siis nendega koos tuleb ka kõike muud äri, sealhulgas nii hoiust, laenu kui ka teenustasu äri. Nii et see on väga tähtis, et see hoog ei raugeks ja tuleb ka seda arveldavat klienti, kes siis päriselt meie juures aktiivselt toimetab päris heas tempos. Nii et aasta kokkuvõttes siis 20% kasvu ja kvartali vaates peaaegu 3%. Ja turuosa on küll üsna stabiilne siin kvartalisse vaates, et 6% peal natuke üle, siis vastavalt laenus ja hoiuses ja siit me muidugi tahame edasi kasvada. Kapital, Margus põgusalt seda puudutas seda teemat, et me oleme kasvav pank ja eks see kapital kui ka likviidsus on kasvufaasis sellised kriitilised komponendid ja elemendid, et kasvada ei saa, kui kapitali ei ole. Et praegu on meil küll selgelt see hetke, kus möödunud aasta kasum, mida on tugevasti reinvesteeritud kapitali koosseisu, pluss siis allutatud laenu ja allutatud võlakirja vormis kaasatud kapitali kihid, mida me oleme ka siin möödunud aasta sügisel AT1 vormis ja selle aasta veebruaris siis allutatud teise taseme laenu vormis kaasanud. Et see on meile andnud tänaseks väga tugeva kapitalibaasi ja kui on ka näha, et vastupidi meie riskiga alutud varad on olnud pigem viimased 4 kvartalit üsna stabiilsel tasemel, et siis kokkuvõttes võibki öelda, et me oleme nagu järgmiseks kasvuks selgelt valmis, me oleme stardipakkudel, et tegelikult see võimekus panustada Eesti majanduse kasvu on meil täitsa olemas, me seda hea meelega teeme. Ja sama, mis puudutab ka likviidsust, et likviidsuse normatiivne tase peab olema siin 100% joone peal, mis on see punktiiriga märgistatud, et meie tegelik tase on tänasel pigem isegi nagu 3 korda kõrgemal, et see on kindlasti stardipakul olemise hetkeks vajalik, et pikaajaliselt võib-olla see kõlab isegi nagu ebaefektiivne, aga hetkel, kus me tõesti usume ja loodame, et majandus hakkab kasvama, siis me oleme selleks valmis. Ja tulemusnäitajad siis nii tulukulu suhe, mis möödunud aastal oli tõesti erakordselt madalal, muu hulgas ja paljuski ka selle tõttu, et see intressikeskkond meie netotulusid paisutas väga hoogsalt, siis nüüd on toimunud mingis mõttes nagu normaliseerumine selles intressikeskkonnas ja netotulude tasemes ja me oleme jätkuvalt oma endale seatud eesmärgi kulutulu suhe alla 50% täitmise kursil ja seda me täidame kenasti. Ja samamoodi siis ka omakapitali tootlus, mis möödunud aastal on olnud siin 25% kandis, et praegu ta on siis jõudnud sinna 19,2% juurde, mis taaskord jätkuvalt on tugev tase ja sellega me täidame enda poolt antud lubadust teha vähemalt 15% roed, et tulemusnäitajad jätkuvalt väga head. Aktsionäride seis, aktsionäride struktuuris võib öelda, et tegelikult mingit muudatust pole toimunud. Jätkuvalt natuke üle 40% hoiab siis Coop oma ühistute või siis ka oma investeerimisettevõtte Coop investeeringute kaudu. Andres Sonn, CM Capital ja Tallinna linnavalitsus on jätkuvalt meie kõige suuremad aktsionärid ja siis ülejäänud on siis juba jaeaktsionärid. Ja aktsionäride arvus ei ole siin viimastel kvartalitel muutust toimunud, et natuke üle 37 000 on. Sellega me jätkuvalt oleme seal teist kohta Tallinna börsil aktsionäride arvu osas jagamas. Meil on selle üle väga hea meel, et meil on nii palju aktsionäre ja paljud neist on ka meie kliendid. Nii et selles mõttes on väga tore, et need huvid on ühes suunas. Aktsia hind on nüüd teine asi, mis aktsionäre huvitab kindlasti ja mis ka meid panga juhtkonnana mingis mõttes motiveerib või mis annab mingi hinnangu meie tööle. Et see on nüüd küll tõesti natuke anomaalne, et tulemused on juba mitmendat aastat järjest väga head, aga aktsia hind paraku liigub külgsuunas. Eks siin on hästi palju sellist Tallinna börsi spetsiifikat, et me näeme siin allpool graafikul on ka see tehingute aktiivsuse või mahu tulbad, mida tegelikult palja silmaga ei näegi. Et eks see tehingu aktiivsus on muidugi üsna madal ja pigem ongi niimoodi, et aktsionärid on need samad, kes nad on olnud ja ega siin väga muutusi toimu ja siis see hind ka ei liigu. Et kui teistpidi vaadata, et siis fundamentaalne näitaja tõepoolest, et kas meil on aktsia kallis või odav,
siis nii aktsia hinna ja raamatupidamisväärtuse suhte poolest 1,24 kui ka veel enam siis see price earnings või hinna ja tulususe suhe 6 kordaja kandis. Et need on muidugi ajalooliselt madalaimad tasemed, et nii soodne ei ole see aktsia kunagi olnud ja kasumit aktsia kohta teenime jätkuvalt peaaegu 9 senti kvartalis. Nii et jätkuvalt oleme tugeval kursil, mis peaks justkui nagu seda aktsia hinda kergitama, aga eks aktsiaturul on omad eripärad ja loogikad. Nii et selline see kvartal meil on olnud. Kui nüüd kuidagi kokku võtta, siis aasta kokkuvõttes või aasta tagusega võrreldes 14% portfelli kasvu. Me oleme harjunud kiirema kasvuga, me oleme kindlasti valmis kiiremaks kasvuks. Me tulevikus tahaksime kasvada taaskord kiiremini, aga eks see majanduskeskkond on meil siin viimased paar kvartalit meie kasvu tagasi hoidnud. Kindlasti kui majandus elavneb, et siis me tahame taas näidata kiiremat kasvu. Samuti kliendinumbrid, mis õnneks kasvavad isegi kiiremini kui meie portfellid, nii et 20% aastaga tulnud siis arveldatud kliente juurde, väga tore selle näitajaga. Kasum praktiliselt aastatagusel tasemel ja sellega siis nii kulutulu suhe kui omakapitali tootlus pikaajalistest eesmärkidest paremal tasemel, nii et oleme tõesti kvartaliga väga rahul. See on siis numbrite poolest ja nüüd minu monoloog lõpeb. Ma saan vaadata, et kas on tulnud ka küsimusi. Ja küsimusi on tulnud. Nii, ma proovin neid siit kuidagi ette lugeda ja modereerida ja siis vaatame, et millele vastan mina ja millele Margus. Nii, esimene küsimus on kohe väga loogiline aktsionäri küsimus, et jah, et me teenisime esimeses kvartalis väga võimsa kasumi, vaatamata levinud arvamuse, et pankade kasumid olid kõrgemaid eelmisel aastal. Milline on meie kasumiprognoos järgmisteks kvartaliteks? Nüüd kasumiprognoosi päriselt selliselt nagu rangel mustvalgel kujul me ju ei publitseeri. Meie majas sees on erinevaid stsenaariumeid. Me loomulikult arvutame tulevikuks erinevaid prognoose ja stsenaariumeid, aga me neid ei publitseeri, et mitte investoreid segadusse ajada. Aga kui natuke niimoodi laiemalt filosofeerida, siis on selge see, et see intressikeskkond, nagu ma kirjeldasin, et meil baasintressid laenu poole peal juba langevad, usutavasti nad jätkavad langust ja hoiused ehk meie rahahind hinnastub sinna järgi teatava viitajaga. Et siin 24. aastal kindlasti netointressimarginaal, mis on siis meie rahastamise kulu ja väljaantava laenuhinna vahel, et see kindlasti on surve all ja mõnevõrra väheneb ja on juba vähenenud ka tegelikult võrreldes möödunud aastaga. Nii et see kindlasti annab mingi tooni siin, et need möödunud aastal tõesti teises, kolmandas kvartalis olid meil rekordkasumid ja kasumi rekorditeks me usume, et ei jää, aga seda edaspidi drive'ib pigem meie mahukasv. Et netointressimarginaali osas me nägime pigem rekordid ikkagi möödunud aastal ära. Et sealt siis teatud surve nii netointressi tuludele kui ka lõpuks puhas kasumil on muidugi. Nii, miks on erakinnisvaralaenude segmendis allahindlusi bilansis oluliselt vähem tehtud võrreldes näiteks ärilaenudega, kus on samuti eeldatavasti laenud tagatisega kaetud? Jah, see allahindluste mudelid on päris keerulised ja kõige lihtsamini öeldes on vastus selles, et ta baseerub mingis mõttes ajaloolisel praktikal. Et jah, meil on ka ärilaenud tagatud, jah, me anname ka neid väga hoolsalt ja ettevaatlikult välja, aga midagi pole teha, et maailmas on näha nii teiste riikide ajaloolist kogemust kui ka meie kogemuses, et ärilaenudest ikkagi võib juhtuda, et saadakse kahju, vaatamata sellele, et on tagatised ja vaatamata sellele, et kõik on hästi. Ja saadakse kahju potentsiaalselt halbadel aegadel rohkem kui kodulaenust. Et kodulaenud on selgelt kaugelt kõige vähem riskantsed ja nendega saadakse ajalooliselt kogemuse järgi kõige vähem kahju. Et see on ka põhjus, miks need mudelid sinna provisjona kõige vähem peale teevad. Nii, vaatan edasi. Kas te näete, et aktsiahind on väga odav, miks siis aktsiate tagasiostu ei tee? Likviidsust jagub. Nüüd
aktsiate tagasiostu, me käsitleksime põhimõtteliselt kasumi jaotamisena, eks ole, nagu ikka. Et likviidsust muidugi jagub, hetkel isegi jaguks kapitali, aga nagu me ütlesime ka, et ega me jätkuvalt oleme kasvustrateegiaga. Ehk siis, et kui meil on dividendipoliitika, et me 25% oma kasumist maksame välja, siis see on mingis mõttes nagu see kompromiss, et nii palju me ütleme, et me tõesti oma kasumist oleme nõus aktsionäride välja maksma ja ohverdades sellega mingis mõttes nagu seda kasvuvõimekust. Et kui me teistpidi ütleks, et jah, likviidsust on, ostame aktsiaid ka tagasi, sellega me tegelikult tõmbaksime oma kapitali koomale ja see vähendaks meie võimekust tulevikus kasvada. Ja me tegelikult seda kasvuvõimekust ei taha endal halvendada. Nii, kas tajute ohtu, et poliitikud võivad panga maksu poole tagasi pöörduda, on küsimus. Nüüd ma annan Margusele sõna. Margus on meil poliitküsimustes kogenud. Ja, et tegelikult me eelmine nädal suuremate pankade juhid kohtusid rahandusministriga ja raporteerisime, et see sügisel antud lubadus, et pangad maksavad erakorralisi dividende ja selle arvelt tuleb riigikassasse rohkem raha ja Coop Pank pidi oma ühe tütarettevõtte liitma ja maksubaasi laiendama, et need lubadused on täidetud. Ja minister kinnitas meil vastu, et väga hea, et tema omalt poolt peab ka lubadust. Et me ju tookord sügisel leppisime kokku, et me saime aru, et riigil on probleem, me panime õla alla ja selle peal lõpuks võiks rahu saabuda. Aga paraku ta just meenutas ka seal kohtumisel, et ta tuli Riigikogu kõnetunnist või mis iganes asi seal Riigikogus toimub ja ta ütles, et üks küsimus seal oli ühelt erakonnalt, et kuidas selle pangamaksuga nüüd ikkagi on. Et ühesõnaga tegelikult, et ma arvan, et ega me rahulikult magada ei saa. Et kuigi koalitsioonis on arvamus ja arusaamine, et pangad on hetkel piisavalt maksustatud, et nii selle erakorralisega kui siis ka selle igakuise avansilise tulumaksuga, ja nüüd veel siin selle nädala alguses isegi IMF ütles siin Eesti visiidil, et on väga oluline, et pankade kapitaliseeritust ei lõhutaks, et me loodame, et ratsionaali on meie poole pealt, aga poliitikud ei ole alati ratsionaalsed, et valvel peame alati olema. Nii, ja üks küsimus on, kas tarbimislaenude portfelli stagnatsioon juba 5. kvartalit järjest teeb muret? Kuidas uuesti plaanite kasvule naaseda? Tarbimislaenude kasv tõesti meil on mitu kvartalit järjest olnud nullis või isegi portfell mõni kvartal ka vähenenud. Ja eks ta nii-öelda nagu finantsistid hoolivalt vaadates selles mõttes teeb muret, et tarbimislaenud on klassikaliselt üsna hea tootlusega toode olnud. Ja see meie nii-öelda keskmist intressitulude poolt siis pärsib. Aga eks teistpidi jällegi siin võib-olla isegi nendel aegadel, kus me praegu elame, on tähtsam jälgida, et me ei annaks vastutustundetult ja hooletult seda tarbimislaenuga välja. Ja pigem seda portfelli kasvu ongi pidurdanud võib-olla see hoolsuse kasv ja see ettevaatlikkus, et me ei võtaks endale bilanssi mingit nii-öelda arutud riski, mis seal tarbimislaenu poole potentsiaalselt võib hästi juhtuda. Nii et me kindlasti usume, et see tarbimislaenu portfell hakkab kasvama, me oleme selleks ka pingutusi teinud, muuhulgas ka tegelikult selle Coop Finantsi liitmine pangaga on üks samm sellel teel, et meil panga ja see tarbimislaenu äri sünergia ja integratsioon oleks tugevam ja me saaksime õigetele klientidele ja kindlamatele klientidele julgemalt pakkumisi teha ja vastupidi jällegi seda toksilisemat ja ohtlikumat osa mitte teha. Nii et siin on tegelikult toimunud pangas sees ka selle laenu väljaandmise protsessis omajagu muudatusi, aga me kindlasti kavatseme seal kasvule naasta. Nii, hetkel küsimusi rohkem ei ole. Oleme 33 minutit eetris olnud, vist päris paras ports. Aga tõmbame siis otsad kokku, ma arvan, et kui meil osalejaid oli üle 200 siin vahepeal, et päris muljetavaldav osalejate arv, tänud kõigile huvi tundmast meie käekäigu osas ja järgmine meie investor presentatsioon on siis 18. juulil ehk täpselt 3 kuu pärast ja siis juba eetris teise kvartali tulemused. Meie nii kaua teeme kõvasti tööd. Aitäh teile!